2021. aastal paiskas Eesti Energia börsile Enefit Greeni aktsiad eesmärgiga kaasata kohalikke investoreid. Kiiresti said neist ka niinimetatud rahvaaktsiad, sest neid soetas tuhandeid eestlasi, kes eesmärgiga kasvatada oma portfelli, kes soovis lihtsalt toetada kohalikku rohelist energiat. Ma võin öelda, palju ma märkis. ilus arv, et 5 on mu õnne number, nii et 4-5. 5550. Täna teatati aga ootamatult börsilt lahkumisest. Juhtus ju see, et tegelikult valitud ärimudel siis mõne aasta jooksul osutus mitte toimivaks ja et jätkata investeeringutega on vaja teha muutused, ärimudel on vaja toimima panna ehk me peame siis ühendama tootmisvõimsused ja seda kõige konkurentsivõimsel moel kliendi portfelli vastu. See on see, mida me täna teeme. 3,5 aasta jooksul kaasas Enefit Green avaliku pakkumise käigus 175 miljonit eurot. Rahalises mõttes on see Eesti ajaloos suurim raha kaasamine avalikult turult. Paljud aktsionärid saavad aga nüüd piltlikult öeldes vastu pükse, sest kuivõrd Enefiti aktsiad olid pikalt languses, müüs suur osa inimestest oma aktsiad maha. Eks ikka on investoril alati see risk, et riik ei saa päris lapsehoidja olla, aga riik loomulikult on andnud väga optimistlikke sõnumeid selle koha pealt. Tuleb vaadata nende inimeste otsa, kes need otsused tegid ja küsida, miks te tegite sellised otsused, mida te tol korral teadsite, kas te teadsite kauplemispiirangust ja kui palju te arvestasite seda portfelli mitmekesisuse vajadust. Ligisõnul oli juba toonane otsus börsile minna suur viga, sest selline osanike paljusus piirab otsuste tegemist ja seadis munad ühte korvi. Neile, kes oma aktsiaid aga mustemal ajal maha ei müünud, on nüüd häid uudiseid, sest ainuüksi tänase päeva jooksul on Enefiti aktsiad kallinenud 40%. Samal ajal sai aga investorite usaldus tugeva löögi. Praeguse seisuga nad on võitjad. Tagantjärele me teeme päris helde ülevõtu pakkumise ja selle investeeringu tootlus iseenesest on korralik, 9,3%. Aga need, kes müüsid, need kahjuks nende ootus ei ole täidetud. Loomulikult investeerimine seotud riskiga alati ja selles osas me püüame teha parima ja oleme ka seda teinud, et väikeinvestorid jätkaksid oma investeerimistegevust ja pakume selleks ka siis välja variante peale siis selle vabatahtlik ülevõtmispakkumist nii võlakirjaemissioonina. Töötame selles suunas, et suur kontsern oleks konkurentsivõimeline ja siis vaatame ka võimalusi erakapitali kaasata. Tänase uudise valguses on ka spekuleeritud, kas mängus võis olla sisekauplemine, sest viimastel nädalatel on olnud Enefit Greeni aktsiate kauplemismahud anomaalselt suured. Vabatahtlik ülevõtmispakkumine algab aga esialgse kava järgi 8. aprillil ja kestab kuni 12. maini. Eduka pakkumise korral tasub Eesti Energia aktsiate eest 16. mail.